Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 15 juuli on käes, kell on 11 läbi nagu ikka esmaspäeviti digitund eetris. Ants Lõugas, Henrik Roonemaa siin ja meil on külas üle tükki aja hea meel tervitada Glenn Pilbret, kes meie saatesse saabus väga uhkel sõiduristal, millest me kahtlemata ka juttu teeme. Aga tänase saate teemad on sellised, suvi on olnud küll harjumuspäraselt vaikne, aga välja arvatud ühel rindel, ja see on küberturvalisus. Nii praktiliselt igal nädalal, kui me siia saatesse tuleme, siis me saame rääkida järjekordsest suurest Eestis toimunud andmelekkest ja tegelikult sel nädalal me saame isegi kahest rääkida. Täpselt nii, ja peale andmelekete on eelmisest nädalast võib-olla kokku võtta veel üks uudis sülearvutite turult, ehk siis ihaldatud õuna logoga arvutites on muutused toimunud. Me vaatame, kas mõningaid väiksemaid uudiseid puht uudise mõttes on ka, aga nagu ma lubasin, siis me räägime täna jälle elektromobiilsusest, sellepärast et Glenn on olnud ju aastaid selle teema väga suur fänn ja mulle tundub siin väga early adopter, kes ikka proovinud oma elus järgi igasuguseid hulle seadmeid ja sõiduriistu, nii et sellest räägime ka ja mina tahaks Glenniga rääkida ka iPadidest, kui meil aega jääb, aga no vaatame, kas jääb aega, nii et lähme saate juurde. Digitund. Eelmisel nädalal andis siis, tuli välja Eesti suures tanklaketis Olerex, nende infosüsteemis oli selline puudus, millega said kurjategijad ligi klientide andmetele ja mitte üksikule, kaksikule või 3 tehingule, vaid umbes 100 000 tehingut olid need, mis olid tulnud avalikuks turvavea tõttu. Ja pole lihtsalt tegu juhtumisega, et näete, oli auk ja sealt oli näha andmeid, vaid andis Olerex ka teada, et enne kui jõuti siis turvapuudus likvideerida, andmebaasi jõuti alla laadida vähemalt 71 korral. Ometi muidugi huvitav number, et mis see 71 korda tähendab, sest ma võin sellest teha edasi koopiaid 1 000 000 korda. Ja no võib-olla siis sealt võid, aga see on üldse huvitav, sellepärast et no, ma ütlen, ma pean tunnistama, et ma olin ise linnast eemal, Tallinna linnast siis ja sellest igapäevasest uudiste virvarrist natukene eemal, aga jälgisin ka neid asju ja minu meelest, kui see teade tuli, siis juba see RIA esialgne pressiteade ja see kõik paistis väga, väga suurena. Et 71 korda alla laetud, suur hulk klientide andmeid, 100 000 tehingut, väga pikk nimekiri oli kuskilt, ja ma ei teagi, ma ütlengi kuskilt, et ma ei tea, kas see tuli RIA kaudu või kas ajakirjandus pani siin ise juurde, või kas mu kolleegid Geeniusest ka, ma ei tea, kuulsid kusagilt mingisugusest allikast või tekkis seal mingisugune segadus, igatahes hiljem selgus, et see ei olnud üldse nii suur leke, kui RIA ütles ja miks RIA alguses nii ütles, me ka ei tea, et sellest 71 korrast sai ainult, järgmisest teates sai nagu üks. Ühe korra üks isik ja isik on teatas muide RIA ise siis eelmise nädala lõpus lisaks, aga ja ta kustutas selle ka ära. Seda öeldi ka, et me teame, kes see inimene oli ja ta ütles meile, et ta kustutas selle ära, kõik on korras. Mis andmed üldse lekkisid? Ma olen väitsa asjatundmatu. Et sina oled siis, käinud Olerexis oma, tööandja või oma firma kaardiga ja tankinud, siis on lekkinud sinu nimi, isikukood, kütusekaardi limiit ja ka muid asju, aga ilmselt mitte krediitkaardi andmed, millega oleks võimalik siis kohe sulle, kui Olerexi kliendile teha rahalist kahju. No ütleme tegelikult, ega siis isikukoodid ja nimed ja mingid registrinumbrid, need on nagu nii sellised natukene hallis alas olevad andmed. Hall ikka ei ole midagi, see on suhteliselt punane, et kui need lähevad, siis on halvasti. Aga ütleme, minu jaoks ongi nagu hetkel siis segan, et mis lekkis, kas lekkis 71 korda või 1 kord ja miks see kommunikatsioon selle juhtumi ümber on olnud selline kummaline. Ja mitte ainult ma ei mõtle RIA-t, vaid ka siin Olerex ja tõenäoliselt ajakirjanduse rolli. Siin lekkis ka mujad, Tartu rattaringlust. Ja see oli teine huvitav lekke. See kadus sinna Olerexi, sellise Olerexi paanika, siis see kadus ära see, et Tartu rattaringlus oli ka põhimõtteliselt ju avalik. 20 000 kasutajat. Seal oli siis selline lugu, et Tartu linn jällegi ise väga vastutundlik avaldas selle info, et üks
see termin oligi IT-teadlik linnakodanik, avastas turvanõrkuse selles infosüsteemis, mis siis selle suve suur hitt on Tartus jagatud rattaringlus, mida muide ei ole teinud Tartu või mõni Eesti firma, vaid see on rahvusvaheline ettevõte BVG. Ja mis on selle loo juures see tegelik väärtus, on see, et see IT-teadlik linnakodanik leidis siis probleemi selles BVG infosüsteemis, mis puudutas või kõiki teisi linnu ka, kus firma tegutseb, peamiselt Põhja-Ameerikas, USA-s. Et väga oluline asi, mitte ei ole see ainult paari Tartu jalgrattasõitja andmeid puudutav asi, vaid teoreetiliselt oleks võinud ohus olla siis palju rohkemate inimeste andmed ja selle kaudu oli nutika päringu kaudu, siis kui sa tunned veidi ründetaktikaid, siis võid ligi pääseda näiteks inimeste isikuandmetele, nimed, meiliaadressid, telefoninumbrid, aga kasutusajalugu ja isikukoodid. Kasutusajalugu on päris põnev, sa saad ikka konkreetse inimese, keda kohta sa siis andmeid varastad, tema liikumise teada, kus ta rattaga, kust kohast kuhu on käinud, see võib olla igasugu asju välja mõelda, mida selle andmetega teha. Aga viga pandi kinni, mitte ainult siis Tartu, vaid kogu BVG süsteemis. Minu arust on see päris hea moraal sellistele rahvusvahelistele ettevõtetele, et tulge Eestisse oma seda infosüsteemi nagu proovima või andke, tehke siin testiks see süsteem, pange avalikuks ja olge kohe valmis. Hoidke telefoni ja email kast lahti, sest kui mõni eestlane võtikas IT-teadlik linnakodanik tuleb, siis saate sellise tasuta kiire turvatesti endale. Ja siis mainitakse ka mingid e-poodi nagu Charlotte, see oli juba üldse nädalal, kõik on ära olnud, see oli juba ära olnud ja selge, siis ma olen ajast lihtsalt maha jäänud, et seal olid ka paroolid nagu lihttekstina lausa. Jaa, see oli jah veel kihvtim juhtum. Minu jaoks on see moraal siin kuidagi selles, et kuhu vaatad, sealt leiad. et mulle tundub, et väga suur osa, kõik need suured lekked, igasugused suured andmete vargused, suured häkkimised on läinud Eestist mööda. Kogu see aeg, kui me oleme siin kajastanud neid uudiseid, et jälle USAs lekkis ja ma ei tea, kust lekkis, Suurbritannias lekkis ja Austraalias lekkis ja Jaapanis lekkis ja nii edasi, siis Eestis on kõik olnud väga korras. Ja midagi on nüüd siis nagu juhtunud ja ma arvan, et see pigem on hea, et see on juhtunud, et see näitab, et me ei ole mingisugune imekoht siin, et meie oskame teha õigesti ja need lollakad seal Ameerikas, et need ei tea midagi. Samas teisest küljest on alati küsimus, et mida see leke nagu puudutab ja kes saab sellest kasu ja kes saab sellest kahju, ütleme, väga laia pilti vaadates, eks ole, Huawei firma väidetavalt lekitab kogu aeg andmeid kuskile Hiina valitsusse ja nii edasi, et meie kõigi andmed on Google'is ja ütleme, et minu nagu segase jutu mõte on see, et tegelikult need andmed lendavad kosmilisel kiirusel ümber meie kõik kogu aeg ringi, et me ei kontrolli tegelikult mitte midagi. Ja lõpuks küsimus ongi see, et ma ei teagi, et mis asi kuhugi nüüd lekib ja mida siis sellega tehakse, et see jutu moraal ongi pigem selles, et sa pead ikkagi arvestama sellega, et kõik, mis sinu kontrolli all ei ole, seda sinu kontrolli all enam ei ole. Võib ka nii öelda, aga me ikkagi elame ajastus, kus andmetega niimoodi ringkäimine on ikka juriidiliselt keelatud. See ei saa suhtuda niimoodi, et sest eelmine nädal tuli ka uudis selle kohta, et paljude eestlaste postkasti jõudis eelmisel sügisel teade, kes on British Airwaysiga lennanud, et teie andmed on lekkinud. Ja nüüd eelmine nädal tuli teade, et siis tehti trahv ära British Airwaysile, mis on eurodes ligi 200 miljonit, et päris korralik summa selle eest, et sa võid öelda, et andmed on lekkinud ja midagi paha ei ole, harjuma ära sellega, aga tegelikult see tähendab konkreetselt ikkagi, see on karistus. Ei, loomulikult ma saan ka selles mõttes absoluutselt annad ju aru endale, et nii ei tohiks olla, aga lihtsalt teine küsimus ongi see, et mida või kes või kuidas sellega siis nagu saavutab, nagu siis olgu see mis tahes kasu, ma mõtlen nagu seda, et ja mis tahes kahju arvelt. Ja eks need pannakse kuskil on mingi foorum, kus teised inimesed oskavad käia ja siis sa ostad seda. Tumedamas sorti veebis midagi müüakse või mida iganes. Ma arvan, et need tsipitakse kokku ja siis sa saad osta, et sa tahad miljoni inimese andmeid või 10 või 100 või ma ei ole käinud vaatamas, aga nii palju, kui ma kirjandust olen lugenud, et siis ja siis saad ju filtreerida Tartu andmed ja Tartu jalgratturite andmed ja mis poes käivad ja nii edasi. Aga vaata, kui sina muretsed siin sellepärast, et Tartu sellest linnarattasüsteemist võib-olla läks midagi, eks ole, siis iga inimene, kellel oli seal jalgrattaga ringi sumisedes oli telefon taskus, sealt ma arvan läks oma selline, ütleme 5-50 korda, et seal on 5-50 äppi, mis müüvad neid kasutajate asukoha andmeid kusagile, kuhugi need võib-olla agregeeritakse, aga kui ma võin võtta miljoni inimese andmebaasi, kus on anonüümiseeritud liikumistrajektoorid, ma usun, Hans, et ma leian sinu sealt piisava tahtmise korral suhteliselt kähku üles, kui ma tean, et sa oled seal olemas. Kui sa tead, aga jah, seda ei saa nimetada andmelekkeks, see on see probleem, muidu sul on täiesti õigus.
nii et selles mõttes mina olen kliendipaadis, kui sa oled juba endale elus nutitelefoni ostnud nii ta on, ja oled sinna kas või ühe äppi kuskilt tõmmanud, mis võib olla täitsa valge, puhas, legaalne ja ilus, siis arvesta sellega, et mingi Tartu linnaratta leke sinu elu kõige väiksem probleem. Muidugi on väga õige see, et kui midagi sellist juhtub, siis tuleb kahtlemata ikkagi koputada siis tugevamini või nõrgemini nendele, ega siin enne muutuma ei hakka midagi. Kes seda teevad, eks ole, või noh, teadmatusest ja millest iganes, et siin ei ole ju pahatahtlikkusega tegemist, vaid pigem lihtsalt oskamatusega. Hoolimatus, ma ei tea, mis iganes, et noh, et selle rikkumise hind on siiamaani olnud väga väike. Me kogume väga paljude kasutajate andmed kokku, midagi lekib, siis me ütleme ups, et ma ei tea, tõesti oli paikamata midagi, suur probleem, aga nüüd tegime korda. Ei noh, tegelikult ikkagi, kas või see sama Google või mis iganes, et see info, mis tegelikult ju meie kohta liigub, see on ikkagi ju hirmuäratavas koguses personaalne ja see on küll noh, et sa ise näed seda, eks ole, iga kuu saadab ilmselt Google kõigile meile teated sellest, kus te kõik käisite ja vaadake oma kokkuvõtteid, tegelikult kusagil, ega siis seda infot ju lõpuks ei töötle võib-olla ainult robotid, et see info teisel pool müüri on ikkagi ju olemas ja seda saavad ka inimesed monitoorida. Järjekordne uudis eelmisest nädalast, Google Home nutikõlari salvestisid, hei Google, kuhu meil juba hakkas stuudios hakkas Google juba reageerima, ta kuulab meie saadet otse. Neid salvestusi kuulavad inimesed Google'i kontorist tuli välja, nii et sul on õigus. Teeme siia pausi ja siis muide me saame veel turvateemadest edasi rääkida natuke. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja nagu ma lubasin, siis räägime turvateemadest edasi. Üks oluline sündmus, mis eelmisel nädalal veel ju aset leidis, oli see, et lõpetati Smart-ID menetlus. Kus Riia lõpetas, kas oli eelmine nädal või eelmine nädal, ma nüüd kuupäevast ei mäleta, aga meie eelmises saates veel ei jõudnud sellest rääkida kindlasti. Ja põhjus, või see tulemus oli siis see, et Riia sõbralikul tungival ettepanekul siis Smart-ID välja andev SK ID Solutions tekitas siis Smart-ID konto registreerimisele ühe lisasammu vahele. Ja see on väga huvitav lisasamm, nimelt saadetakse su telefonile SMS-iga täiendav kood, mida sa pead sisestama siis, kui sa Smart-ID kontot teed. Varem sellist asja ei olnud. Ja mis on huvitav on see, et Androidis võtab see Smart-ID äpp võtab selle SMS-i otse vahelt. Nii et sul ei puudub võimalus seda koodi üldse käsitsi sisestada. Ta võtab selle automaatselt otse ja see tähendab, et kui vanasti sai teha näiteks ilma SIM-ita telefoni endale Smart-ID konto või ka näiteks tahvlisse, kus sul ei olnudki üldse SIM-i olemas, näiteks Wi-Figa, siis nüüd Androidiga põhimõtteliselt sellist asja teha ei saa. Et sa teise telefoni, teise seadmesse ei saa seda koodi kopeerida? Ei saa, jah. Aga sa saad teise telefoni teha niimoodi konto, et sa paned korraks oma selle SIM-kaardi sinna, teed äppis konto ära, võtad SIM-kaardi välja, aga vähemasti on tagatud siis see, et sa ülitõenäoliselt seda ise tegid. Aga kas ei saa, ma nüüd ei ole läbi proovinud ise, aga kas ei saa niimoodi, et tahvelarvutisse teed, siis sa loed oma telefonis, kus sul on SIM-kaart, loed seda SMS-i ja paned käsitsi. Ei, ta ei anna seda võimalust, mingit akent ei ole üldse. Ta jääb ootama seda SMS-i, jaa, see käib taustal, ma proovisin, ta jääb ootama seda SMS-i ja kui seda ei tule, ma ei tea, 10 sekundi jooksul, siis ta ütleb, et eelkõige mobiilseid seadmeid, kus ei ole SIM-kaarti, nagu ongi tahvlid, vist ainus asi, mis sul esimesena pähe tuleb. Aga näiteks Smart-ID konto, ma tean, on paljud inimesed teinud endale ka, inimesed, kes viibivad palju või näiteks elavad lausa välismaal, on teinud välismaa SIM-iga telefoni, sellepärast sa saad ikkagi Eesti e-teenustele pankadele ülimugavalt ligi. Et nendel on probleem, nad saavad seda siis lahendada nii, et nad peavad sinna telefoni panema korraks Eesti SIM-i, võtma selle SMS-i vastu aga või siis teine variant, nad võivad osta endale iPhone'i, sellepärast, et Apple ei luba SMS-i otse vahelt võtta äppidel. Nii et see ilmub korraks. See ilmub, siis Apple'is sa pead selle käsitsi kleepima sinna. Ja see on nüüd turvanõrkus, mõnes mõttes nõrgem siis ikkagi kui Androidi puhul. Ja siis Riia sellele otsusele oli klausel juures, et kui pärast seda nüüd veel kas või üks võltskonto peaks tulema, siis nad nõuavad veel kraad kangemat sellist vaheetappi, ehk siis nad nõuavad seda, et jah, sa võid selle konto ära teha, aga sa pead pärast eraldi minema mingile veebiaadressile brauseriga ja logima sisse ja käsitsi ütlema, jah, ma tahan Smart-ID aktiveerida. See on umbes nii, nagu saad uue pangakaardi näiteks, postiga tuleb, siis lähed netipanka, kohe tööta, lähed netipanka, ütled, pane tööle, et siis nad nõuavad seda, nii et näe,
mulle tundub, et see on hetkel suhteliselt hea lahendus. Kui nüüd see peab, et häkkerid ei mõtle kohe kui midagi uut välja, siis aga see oli huvitav, mis nad ise ütlesid, et mis see põhjus on, miks Smart-ID niimoodi rünnatakse, on see, et kui vanasti sellised süsteemid olid liiga keerulised selleks, et häkkeritel oli mõtet rünnata, siis nüüd on pangad koodikaarte ja kogu seda tavalist paroolindust ja kõike seda nii palju hakanud piirama alt, et Smart-ID ründamine on muutunud majanduslikult mõttekaks. Selliste nagu kaheastmeliste autentimiste ründamine on muutunud majanduslikult mõttekaks. Sa võtad nagu madalamad viljad on ära nopitud ja nüüd nad lihtsalt kogu see tööstus tuleb siis tegelikult turvalisemate lahenduste järgi. Mis on jällegi mõnes mõttes hea, et me ei ela siis illusioonis, et meil on nüüd igavesti kõik hästi ja sellega ei saa midagi juhtuda. Nagu me nägime, saab küll. Ja eks on see sama asi, et mis on kasutaja jaoks lihtne, muutub lihtsaks ka ühel hetkel häkkerite jaoks ja siis läheb meie elu jällegi keerulisemaks natukene, et oleks turvalisem. Kui antud juhul mul tundub, et see on päris ka lahendus, sest ma oletan, et üldjuhul on lõviosas olukorras, sa teed Smart-ID telefoni, kus sul on juba see sama SIM-kaart sees ja kui see su protsessi ka ei pikenda, et sa ei sisesta SMS-i sinna. Androidi telefone on turul kõvasti rohkem kui iPhone, ehk siis lõviosa inimestel see kogemus ei muutu, aga turvalisem ta on. Jah, mul on siin endiselt iPad, siin on küll see SIM-kaart, aga täpselt need tahvlid, kus ei ole see SIM-kaarti, eks ole, et siis seal ja sinna, ütleme, ilma SIM-kaardita Androidi seadmesse Smart-ID kontot teha ei saa. Ja, punkt. Kui sa tahad teha, sa oled kahtlane. Kui sul on odav Android tahvel, suure tõenäoliselt ei ole. Aga muide, seal on vist veel klausel, et tegelikult saab. Ma täiendama vaid. See on juhul, kui sa oled nii kõva tegelane, et sa suudad sinna ID-kaardi lugeja külge panna ja seda ID-kaardiga teha. Siis see SMS-i värk ei kehti. Et kui sa õnnestub selle vaevalt nüüd odavtahvli omanikku sinna kohe mine sa tea. Ja et ma ei ole ka päris kindel, ma ei saa välistada, äkki on olemas ka mingi päris füüsilise autentimise protseduur, et sa võtad oma selle odava wifi'ga tahvli kaenlasse, marsid kusagile, näitad oma ID-kaardi ette, ütled, ma tahan siia Smart-ID kontot saada, et võib-olla nii saab ka, aga no ma ei tea, ma tõesti loodan, et see teema on nüüd läbi ja et me rohkem sellest rääkima ei pea. No mõnes mõttes, ma arvan, et see teema on läbi, aga nagu sa ütlesid, et kuna Smart-ID levib ja ta on selle redeli alumises otsas, et kõige levinumaks võib-olla autentimisvahendiks saab, koodikaardid ära lähevad, siis küllap jälle teine pool püüab midagi järgmist välja mõelda. No mina oskaks nagu mõelda vähemalt teoreetiliselt, kas niimoodi saaks, et kui sul on telefonis ka mingi teine äpp, näiteks mõni ilmaäpp või mingi lollmäng või mingi selline, mis saab ka SMS-idele ligi. Et kui ta krabab selle SMS-i enne, ma ei tea. No see on jah, aga ütleme, massilist seda püüad on raske teha. Kui see on 1000 inimesed korraga teha, siis saavad ikkagi väga nutikas seda oma äppi jaotama enne. Seni ei ole vist ka Smart-ID vahendusel nüüd kedagi miljonitest ilma jäetud veel. Me ei tea neid summasid, need on nii palju, kui mina tean, on need kinni makstud inimestele. Et ikkagi päris on juhtunud. Ja. Et päris suur arv inimesi jäi reaalselt ikkagi, nende tehti mingeid tehinguid. Peaksin siis ka arvet vaatama. Ja muide Smart-ID, ja seda ka paljud inimesed ei tea, Smart-ID portaali saab sisse logida ja vaadata, millistes seadmetes sul kontod on. Ja, et kui tuleb midagi huvitavat, mida sa ise ei tea. Näiteks logi sinna sisse ja vaata. Et see võib olla ka variant, et sa oled ise teinud kunagi mingitesse seadmetesse, mille sa oled praegu ära unustanud. Tasub igaks ära kustutada. Võt nii, teeme siia pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lugas, Henrik Roonemaa ja Glenn Pilvre on stuudios ning räägivad siis, katsuvad leida juuli keskpaigast põnevaid tehnoloogia uudiseid ja vaatame ikka korra Apple'it ka, sest mis digitunni saade on ilma Apple'ita. MacBookide ehk Apple'i sülearvutite rivistus toimus harvendustöö. Mõned arvendavad siin praegu porgandeid, Apple arvendas õunu. Õunaraamatuid. Huvitav selline vaikne muutus oli, tavaliselt tehakse suuremad muudatused suurema vile ja fanfaaridega, aga nüüd siis väga levinud, kõige levinum üldse sülearvuti MacBook Air sai väikse uuenduse ja hind USA-s langes 1200 pealt 1100 peale ja siis see alla 1000 ikka veel ei tulnud? Ei tulnud, aga värviline
värviline on ekraan, jah? Ütleme, siin on veel paremate värvidega see ekraan okay. Siis see, mis saab aru, millises valguses sa istud ja siis muudab valget balanssi et see on siis peamine kuigi Ameerikas on ka see allahindlus alla 1000 euro, 999 saad ka MacBook Air, see on siis tudengitele, vaatame kuidas Eestisse jõuab või ei jõua. Aga mis on huvitavam on see, et ainult natukene kallim on MacBook Pro, millel ennem oli see, et kas või füüsiliselt ei olnud aru saada, et miks ta nii palju parem on või mis need eristused on, et kõige odavam MacBook Pro oli siis ilma selle puutunuku ribata ja sõrmele lugejata, aga nüüd on see ära kadunud, ehk siis selge vahe, kui tahad seda nii-öelda kustomiseeritavat tööriistariba, kus saad klaveri kasvu panna. MacBook Prod siis maksad, saad 1300 on taala siis MacBook Pro, kõige soodsamaks tuli see selle touchbariga. Kas Airil on see konnektor ka muutunud juba nüüd ammu või ma olen võib-olla USB-C peale on läinud kõik nad üle ja nüüd on ja uued MacBook Prod need olid juba, nemad läksid juba ammu, aga ma tean, Air oli veel päris tükk aega püsis veel selle magnetkonnektori peal. Ja. See on väga halb. Aga see, kui sa võtad selle 1000, kas või 1300 eurot siis näiteks, kui tuleb MacBook Pro, siis sa pead sinna juurde arvestama kõik need adapterite hinnad, sest sellel kõige soodsamal Pro'l on ainult 2 seda nii-öelda siis juhtmauku. Nii et sellega tihti ära ei aja asjad. Oota, aga kõige soodsamal Pro'l oli vanasti 2 juhtmauku, kas need olid ju kõik 4, ma mäletan valesti või? Need touchbariga mudelid olid kõik 4. Ja nüüd tuli touchbar kolis siis sellele 2. Niimoodi selles või? Mõttes, jah. Jumal. Kuigi ma ei tea, minul on ka USB-C-ga arvuti olnud ja ma ostsin igaks juhuks neid tavalisi adapterid Amazonist sai, ma ei tea, umbes 250 eest sai 2 tükki või midagi sellist. Ma saan tavalise USB pulga sinna panna. Või no ma ei tea, võib-olla maksis 5 eurot, hästi vähe igatahes. Ja kannan võtmerõngast neid kaasas. Ja siis ma ostsin igaks juhuks HDMI ülemineku, et äkki vaja projektori järgi panna. Ja ma ei tea, ma ei oska rohkem nagu, mis hirmus hulk adapterid inimestel vajalik üldse on tänapäeval. Paneks ikka 2 monitori ja klavatuuri ja hiire, kui oled laua taga ja rohkem, vägev. Nagu sa niimoodi kasutad teda, jah, et sa tahad panna kõik klavatuurid, hiired, kuvarid. No mida iganes, võib-olla tahad sa mingid kettaid sinna pista, võib-olla tahad sa mingid soundikaarte või mingid välisseadmeid. No niimoodi küll. Selles mõttes ma ütlen, see Air, mis on tegelikult väga hea arvuti lihtsalt niisama töötamiseks, ja sellega seoses on see suurim uudis sellest samast nüüd eelmise nädala Apple'i teatest, kadus ära selline toode nagu 12-tolline MacBook, mis oli mõneti nagu segadust tekitav ka. Ta oli veidi nõrgema protsessoriga, aga samas hästi nagu kerge ja hästi selline, kuidas öelda, üliminimalistlik, aga ta ei leidnud oma kohta, et ta ei olnud nagu profitööriist, aga kui sa tahad nagu mitte profitööriista, siis see Air on nagu piisavalt hea selleks, et mis selle MacBooki mõte oli, Apple sai aru, et ei olegi. Ei tea, kas kasutavad, kas said aru, no igatahes läinud, jah. Sügisel oodatakse endiselt siis uut ja ikka käivad ju jutud ka, et see üliõhuke klavatuur, mis inimestele ei meeldi ja mis katki läheb väga kergesti, et see kaob igaveseks ära, aga no seda siis näeb. Arvati muidu, et see ongi põhjus, miks see 12-tolline MacBook, mis oli nii õhuke, ära kadus, et sinna ei mahu natukene korralik klavatuur ära. Hüva, kas meil on enne elektromobiilsuse teemat veel midagi rääkida? No sa tahtsid rääkida iPadidest, aga ma ei tea täpselt, millest sa rääkida. Räägi varem sellest, millega sa veeresid meile siia saatesse. Elektriroller on selle nimi nüüd, jah. See näeb välja nagu Harley Davidson, aga väga väike ja mitte nii õbluke. Noh, võib-olla see uudis on see, et lihtsalt Eestis on ta nüüd ka siis esindatud, e-roller.ee hakkas siis tooma siia sellist asja, mille nimi on City Coco, City Tsotso. Ja see maailmas on olnud juba saadaval, nagu ma teada sain, nagu kas mitu aastat, aga ikka juba mõnda aega. Ja erinevad Hiina tehased, mis teevad neid ja põhimõtteliselt välja nad näevadki hästi paksude rehvidega selline suur ja stiilne aparaat, mis siis sõidab elektrimootoriga ja võib-olla nagu suurimaks plussiks tal on või erisuseks on siis see, et ta on selline 100% seadusekuulekas aparaat, et kui need suuremad tõukerattad on siin võib-olla sellises hallis alas natukene, et keegi täpselt ei tea jutumärkides, palju neil on jõudu ja palju neil päriselt on kiirust, aga sa võid sõita siis nii kõnniteel kui autoteel ja kus iganes, siis selle City Cocoga on asi lihtne, et see on mopeed ehk AM-klassi sõiduk. See tähendab seda, et tal on taga siis roheline numbrimärk, ta on kenasti registreeritud ja seal on vist kindlustus, kui ma ei eksi, ja et kõik on temaga selles on nagu väga selge, aga selge on ka see, et temaga ei tohi siis minna sõitma enam kõnniteele
ega ka sellisele teele, kus on siis kergliiklustee, kus peal võivad kõndida. Aga kus sõidad 20 kilomeetrit tunnis, nagu need tõukerattad, mida on Tallinn täis? See on mopeed, ei tohi sõita sellisel teel. Nii et põhimõtteliselt sa ikkagi juba selle asjaga siis oled enamikus sunnitud minema autoteele, et ega siin Tallinnaski meil neid kergliiklusteid, kus peal siis on ainult jalgrattad, neid on vist ühe sõrme peal peaaegu, saab neid üles lugeda, et tegelikult on ta siis jah, mopeed, elektriline, näeb äge välja, ja noh, sa ei pea nagu muretsema selle pärast siis, et kus sa täpselt aga sõita võid, sest see on väga täpselt teada, aga noh, võib-olla see siis liigitub ka teistpidi nagu natuke selliseks miinuseks, et kui sa täna ostad sellise võimsama tõukeratta, siis selle kiiruslikud omadused ei jää ka alla sellele mopeedile, võib-olla ei tohiks me seda siin kõva häälega rääkida, aga nii see ju on, eks ole, ja see mahub sul ikkagi ka heal juhul veel rongi, bussi ja autossegi ja kuidagi nagu praktilist aspekti omab kindlasti rohkem. Aga see City Coco on lihtsalt selline, et noh, kui sa sellega tuled kohale, oled sa ilmselgelt nagu ikkagi kuidagi, kuidas ma ütlen, saabud stiilsemalt, kui niimoodi tõukeratta peal kuidagi kügeledes. Kas maksab 5000 või 10 000 ja siis selliselt maksab 1500. Jah, et välimust on seal nagu selle raha eest nagu küll. Aga ehituskvaliteeti väga ei tundunud, no vaat, et nii ja naa, eks kahtlemata ta on ikkagi Euroopas saanud oma kinnitused ja asjad kätte ja CE on seal üks suurimaid klepekaid selle aparaadi peal. et selle üle... See ei ole China eksport. No, ei, no, see põhimõtteliselt võib ka nii öelda muidugi, aga noh, et kui hästi ta nüüd lõpuks muidugi vastu peab, et seda selgitab aega, eks ole, aga valikuvõimalus on ta täna olemas ja noh, miks mitte, et kui sa paned sinna nüüd siis rohkem akusid, et ta nagu standardversioonis 1500 € saad sa küll aku, mis nagu ma testisin, pidas vastu täpselt 24 kilomeetrit. 24? Seda nagu väga vähe. Palju ei ole, et aga sa paned sinna põhja alla ühe veel, siis nagu natuke suurema 20 ampertunnise aku on 60 voldised on see süsteem seal, et siis sa ikkagi saad sõita, noh ma julgeks nagu arvutuslikult öelda, et vähemalt mingi, ma ei tea, 60 kilomeetrit, kui sul on seal teine pakk veel ja siis võid juba 6 alust tööl käia. Siis nagu hakkab looma, jah, aga no mis üldse nüüd ei puudutagi nagu seda ratast kõige rohkem, aga liikluses, kui sul on ikka aparaat, mis on piiratud selle sama õnnetu 45-ga ja sa pead olema autode vahel, siis no olgem ausad, noh ma ei tea, kus see mõte on alguse saanud, ma tahaks, et keegi seda ära põhjendaks, et kui on meil 50 kilomeetrit tunnis lubatud kiirus ja siis mingisugune tüüp seal oma teerulliga ukerdab 45 kilomeetrit tunnis, noh siis see ei mõju. Aga ja ta ei tohi ka mujal sõita, et sa peadki liikma ju tee peal. Seal sõita, sa ei saa minna kõnnitee peale. Et me paneme siin teele, kus on 50, aga ütleme, kas sina, sõber, sõidad aeglasemalt. Loomulikult samas kategoorias ka igasugused palju hullemad aparaadid, nagu need kurikuulsad mopeed, autod ja mida iganes, eks tegelikult üleüldse see nagu mopeedi klass ja see 45 kilomeetrit, see on üks tööõnnetus tegelikult, et ma ei tea. Kui kiiresti tahaksid sõita? Ma tahaksin sõita nii kiiresti, et ma ei liikluses jalgu vähemalt 50-ga siis linnas. Ehk et noh, minu jutu sisu ei ole see, et ma tahan linnas hakata sõitma 100-ga, eks ole, vaid see aparaat peaks olema selline, no võiks võib-olla, aga see peaks olema ikka selline, noh, Nõmme mägi, näiteks Tallinnas kõik, kes elavad teavad, on olemas meil tee, mis läheb sealt tipi juurest Nõmme mäkke, selle sama rattaga ma sõitsin sinna ja üles jõudes mul oli 35 kilomeetrit tunnis, mis on ikkagi nagu ilmselgelt juba päris vähe, et õnneks on see Nõmme mägi üles minev suund kaherealine ja ma nagu olulist ummikut sinna ei tekitanud. Aga põhimõtteliselt selle jutu mõte on see, et see aparaat peaks olema ikkagi võimekam. Kui ta oleks nagu, noh, mul oleks vähemalt võtta igaks juhuks seal mingi 55-60 kilomeetrit tunnis, siis noh, ma ju ei pea sõitma sellega ja seadust rikkuma, aga vähemalt ma saan Nõmme mäkke siis 45 kilomeetrit. No muidugi ma arvan, et kui sul 55 on maksimum ja sa sõidad 55-ga, siis Tallinnas see on lihtsalt, noh, 55-60 on... See kaob ära sinna sisse niikuinii. Noh, et see niikuinii kõik sõidavad, nad keegi ei sõida punkt 50-ga. Nii see ongi, et ma siin mõned päevad olen temaga liikluses nüüd liigelnud ja ikkagi ma nagu tunnen ennast natuke kuidagi niimoodi närviliselt, et mulle nagu ei meeldi olla selline liiklust takistav element, mis siis, et see element näeb äge välja, aga seda enam, et kui ma olen seal sellises laiade rehvidega nagu, see välimused tõesti, ta on äge, et istun seal peal ja siis kuidagi poosetan seal nagu nii, et kõik autojuhid juba lõpuks lähevad näost lillaks, eks ole, et kes see tokerdab siin mingi elektri, mingi mis asjaga, et see nagu tekitab võib-olla, see on see koht, kus nagu lähevad nagu mõttelised suusad siis nagu risti. Jah, aga teeme siia pausi ja siis jätkame seda juttu kohe. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Räägime edasi elektriliikuritest.
no sina räägid, et sa tahaks kiiremini sõita oma 45 km tunnis liikuva elektrilise siis Harley'ga. Ma nimetaks Harley'ks, sest sa istud seal laiad lenksud. Ma tahan kiiremini sõita mitte sellepärast, et mul oleks kuskil kiire, aga ma ei taha jääda autodele jalgu. Õige, aga samas vaata, mis Tallinnas praegu toimub, ikka tohutu see elektritõukeratta buum on. See on jah. Millele me vaidlesime enne saadet, et tõukad sa vast ühe korra seal nagu sõitma hakkada, rohkem tõugata. Ei no jaa, aga termin ka sõidu jagamine on endiselt rahulikult käibel, nii et need jäävad tõukeratasteks või tükk aega. Et need, mis on renditõukerattad Tallinnas, neil on kiirus piiratud. Mina nüüd, me oleme siin saates ka rääkinud selle üle, minu arust kas 20 vist. Ja mina arvasin asjatundmatult, see on 25, nagu see elektrijalgratta piirang meil on, aga oota, aga need, mis sa poest ostad, Glenn, kas need on ka piiratud? Ma just tahtsin sinna jõuda, et seal on ju no ma ei taha jälle poemüüjate pahameelt siin võib-olla enda peale tõmmata, et mõned rattad on loomulikult piiratud ja mõned rattad loomulikult ei ole piiratud. Et õnneks või kahjuks ikkagi, kuidas pidi ükskõik seda serveerida, on ikkagi tootjaid, kes nagu jätavad selle nagu inimese otsustada, et natuke on see sama asi, et kui kõik autotootjad äkki hakkaks piirama oma autosid, et Eestis võid müüa, siis talvel võid müüa ainult autosid, mis lähevad 90-ni ja suvel siis võid müüa neid, mis lähevad 110-ni. No aga ütleme nii, ma paneksin siin olukorda, kas sa sõidaksid sellise asjaga, mis on üks pulk, 2 ratast ja üks asteplaat, nimetame elektritõukeratas, tõukeratas, kus sa ei tõuka, sõidad 50 kilti tunnis ja võtad ise kaasreisi äkki sinna peale, sõidaksid siis niimoodi? Ei no, ma saan aru, et millele sa vihjad, et ma olen siin testinud igasuguseid rattaid ja tõepoolest ka sõitnud nendega 45 km tunnis. Küsimus on nagu pigem selles, et üks on test, aga kas sa kujutad ette, et see on nagu normaalne? Ma saangi aru, küsimus on pigem selles, et mina nagu tahaks uskuda, et inimesed on ikkagi mõistlikud, et nad oskavad arvestada sellega, et nad ei tee lollusi, sellepärast, et nende enese alalhoiuinstinkt või muud sellised väärtused neil hoiavad tegemast, sama asja, et me ei hüppa, eks ole, 3. korruse aknast alla, et kiiremini alla saada. Me läheme ikkagi trepist või liftiga. Et samamoodi võiks öelda, et elektritõukerattaga ei pea sõitma 50-ga tööle, sest et see võib lõppeda selle, et sa ei jõuagi sinna kohale. Et ma tahaks nagu loota, et inimesed ise oskavad seda teha või seda piiri tunnetada, et sa ei pea selle pärast seadusega tõmbama nagu kõikile nagu punast joont peale. Mina arvan, et sa oled muidugi idealist, sellepärast, et muidu ei peaks politseiga maanteedel kiirust võtma, kui inimesed sõidukiirust õigesti. Ja ma olen, mulle väga meeldiks eksperiment, et mis juhtuks, kui seda ei oleks, eks ole, et teistpidi siin, kui me juba jõuame otsapidi autokultuuri, eks ole, siis Saksamaa kiirteed on kõik head näited, et need on ka inimestes palju liikluskultuuri hoopis süvendanud, eks ole, et me kõik teame, inimestes või sakslastes? Saksa inimestes, jah. Et võib-olla see on hoopis hea, kui natukene lastakse mõned kohad lõdvemaks, et inimesed hakkaks ka mõtlema, eks ole, et loomulikult, aga teine pool nende elektritõukeratastele, mille sa vihjasid, renditakse, et probleem võib-olla siin oli ka meil ju õnnetused juba ja üks väike vist viga oli saanud ära vist päris palju, ei tea. Ei tea, aga aga ma tahtsin seda öelda seda, et nagu me siin ka saate eelnevalt arutasime, et Eesti või Tallinna probleem on see, et mitte isegi niivõrd nende tõukerataste probleem, vaid meil ei olegi normaalset sõiduruumi kergliiklusaparaatidele või mikroliikuritele. Londonis just eelmisel nädalal sai üks tuntud saatejuht elektritõukerattal surma. Põrkas seal kuidagi veoautoga kokku ja 35-aastane naine ja see ikkagi järjekordselt tõstatas Londoni, Suurbritannia ühiskonnas selle teema, et kas meil need inimesed, kes ei taha käia autoga ja ei taha käia jalad, kus me paneme nad tänaval? Nad ei sobi nagu kõnniteele ja neil ei ole ruumi seal autoteel, et Londonis on seda teemat ju väga aastaid aetud ja seal on mingi jalgratturite selline nagu kultuur või ütleme subkultuur, kes alustas ikkagi sellest linnas, kus jalgrattateid praktiliselt ei olnud, nad hakkasid lihtsalt jõuga sõitma. Kui me ikkagi lähme massiga ja paneme kollased testid selge, et mina sõidan siin, mis nad siis teevad. Et nad teevad ikkagi küünarnukkidega ruumi endale ja ma kahjuks arvan, et nii Eestis kui ka mujal maailmas selle ruumi tegemise käigus saavad inimesed väga raskelt viga ja võib-olla ka surma. Aga fakt on see, et see ruum peakski tekkima, sest et õige olekski ikkagi selge see, et autot sa ikkagi päris prügikasti ei saa visata, seda on vaja, aga põhimõtteliselt peakski see meie linnaruumi tee välja nägema, kui nii, et meil on nagu jalgtee, meil on autotee ja meil on kolmas tee, kus peal sõidetakse tõukeratast, jalgratast ja kõigega, mis lõiguvad siis 20 või 30 minu pärast kilomeetrit tunnis. Vahel tuua värske kogemus oli mitu päeva Helsingis ja seal on üsnagi arenenud jalgrattateede võrgustik, mis on täis elektritõukerattaid, neid rendikaid,
kui meil on Tallinnas 2 firmat, seal on vist 4, tohutult palju linn täis. Aga Helsingis on ka rattateid. Ja rattateid on palju ja see, sa pead korraks ümber harjuma, et sa astud siis meil kõnniteed ja hakkad sinna sõidude poole serva minema ja siis pead teadvustama, et seal Helsingis muidugi erinevalt Tallinnast on ka ikkagi aastaringne soe kliima, eks ole, kus inimesed saavad kogu aeg on +20 saavad sõita nende seadmetega, et meie siin peame ikkagi võtma teistsuguseid otsuseid vastu. Aga väike kõrvalteema, mis mul tuli vähe Helsingist vaadates seda pilti, et meil on ikkagi need õhtuti, on Tallinnas need õhkrattad väheks jäänud, on tühjad on ju, on tühjad. See rattad on tühjad. Need rendikaid ja neid ei ole jah, kaardil ei ole midagi. Ja mis juba need siis teenusepakkujad Soomes teevad, mis ma arvan juba meile ka, sa saad hakata selliseks laadimisvennaks. Aga ma sain aru, et see juba on mingid pakkujad, ma nüüd nimesid ei nimeta, võimaldavadki sellist, nagu siis Taxify, ütleme, oli Bolt on täna, või ka teised Uber, ükskõik kes, ma ei tahtnud isegi konkreetset nime nimetada, et nagu sa hakkad siis taksojuhiks, võid sa hakata rattalaadijaks. Ja USA-s see mudel läkski selle peale, et Eestis nad laevad ise. Jah, aga et siis mina olen laadija, võtan oma kaubiku, kogun neid kokku ja teenin raha selle pealt, et ma laen need rattad täis. Ja sa laed ühe kokku, sa saad selle pealt võib-olla 2, 3, 4 eurot. Aga Helsingis on nii, et sa võtad siis sõidad rattaga koju, paned ööseks laadima. Nii ja naal, sa saad olla nii-öelda massiivne, kui ka niimoodi. Nagu sa võtadki oma äpist, ütled, et sa oled laadija. Hunter ja siis selle nii-öelda Pokemoni, kelle asemel sa ei korjad ratta. Aga mitte ainult neid rendiomasid ma ei näe Tallinnas, vaid ma näen ikkagi järjest enam, praktiliselt iga päev ma näen järjest enam enda omasid. Et mulle tundub, et see on täitsa ikkagi praegu läinud väga kõvasti käima. Tundub see rendi tõukerattad on tohutu hea müügikampaania, reklaamikampaania nendele müüjatele. No eks see rendi tõukeratas ikkagi, mulle nagu eelkõige tundub, et see sobib väga hästi turistile. See on just see, et kui ma lähen võõrasse linna, mul on sellega väga hea sõita, aga kui ma olen ikkagi Tallinna elanik, siis ilmselgelt nagu majanduslikult oleks ju nagu tõesti jabur kulutada iga päev, ma ei tea, eurosid või 10. Jaa, oleneb, mis on selline liikumissüsteem on. Mina just näiteks hindan väga seda, et mul on tohutu paindlikkus. Kui ma tahan, või ma ei tea, saan ja tahan, lähen jala, kui ma ei saa, võib-olla võtan oma auto, kui ma seda ei taha, ma lähen võib-olla ühistranspordiga, kui ma seda ei taha, ma võtan võib-olla takso ja kui ma seda ei taha, ma võtan võib-olla tõukeratta või lähen rongiga. Aga teistpidi, et siin ka tegime väikse proovisõidu ja veerand tunni eest tuli välja käia 2,5 eurot umbes või isegi rohkem sinna kanti. 10 senti minut on see? No jah, see tuligi vist 15 minutit ja siis mingisugune arutame. Et tegelikult see veerand tunniga väga kaugele ei jõua, et võib-olla unustada ennast ära ka. Südalinnast Kristiine keskusse sõitsin mina umbes veerand tunniga. Aga meie saateaeg on ka, me ei jõua ka väga kaugele. Mis kaugele jõudnud, aga mina tahaks enne lõpus öelda seda, et elektrisõidukid, olgu nad siis paksude ratastega või mopeedid või väikeste ratastega, üldse ühe ratastega, nad kõik on tegelikult ägedad. Ja igatahes, mida rohkem neid tuleb, ja mida rohkem neid on, kas siis jõuga või toredasti, seda paremaks meie elu ikkagi lõpuks läheb. Absoluutselt nõus ja nad peavad leidma oma koha kuskil kõnnitee ja sõidutee vahel. Aga digitunnil on oma koht, meie koht on Kuku Raadio eetris igal esmaspäeval kell 11 ja nii ka järgmisel nädalal, nii et kohtumiseni. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.